Venemaa merevägi püüdis varjata midagi asendamatut. Pärast Musta mere laevastiku Krimmi katastroofi sai Novorossijski sadam laevastiku uueks baasiks, mis pidi olema peidetud ja turvaline. Aga Ukraina leidis selle üles ja siis hävitas Ukraina selle. Ukraina on muutnud ööpäevaks ja purustanud terve Vene mereväe sadama, jättes endast maha vaid tühjuse, andes samal ajal surmava löögi Vene laevastikule, mis oli sõjas juba praktiliselt kasutuskõlbmatu. 1. märtsi öösel vastu teist vallandas Ukraina põrguliku droonitormi Novorossijski suunas, Musta mere laevastiku peamist baasi. See polnud sugugi lihtne rünnak. Ukraina ühendas oma õhu- ja meredroonid, et vallandada tohutu tulejõud, mis purustas Novorossijski baasi ja võttis laevastikust veel 5 laeva, mis pidid olema üheks võtmeteguriks Putini alustatud sõja võitmisel Venemaa jaoks. Neist 5 laevast räägime varsti. Rünnaku uudis Dossiužbiona Telegrami kanalilt toob ka mõned arvud. See kanal teatab, et Venemaa õhutõrjeüksused on märganud vähemalt 200 ründedrooni, kuid Venemaa kaitseministeerium ei ole kinnitanud, et need droonid oleks alla tulistatud või et Ukraina tekitatud kahju oleks drooni rusudest, mitte droonidest endist. See on Venemaa puhul haruldane ja see näitab, et Ukraina lõi nii kõvasti, et isegi ministeerium, mis pidevalt Ukraina rünnakute kohta valetab, ei suuda seda varjata. Selle rünnaku suur iroonia seisneb selles, et Novorossijsk on koht, kus Venemaa uskus, et tema Musta mere laevastiku sõjalaevad on turvaliselt. Juba 2023. aasta oktoobris teatas ABC News, et Venemaa viis oma sõjalaevad sellesse baasi, kuna Ukraina raketid ja meredroonid hävitasid laevastikku Sevastoopolis. Venemaa taganes taktikaliselt. Oma kõige väärtuslikumate sõjalaevade viimine sadamasse, mis pidi olema kaitstud, jääma Ukraina ulatusest välja ja isegi kui Ukraina ründaks, oleks seal piisavalt kaitset, et kahju oleks tühine. Venemaa jätkas taganemist ka 2024. aastal, kuid Andrei Ussov Ukraina luure peadirektoraadist tegi selgeks, et Venemaa sõjalaevad ei saa kaua peidus olla. Pärast raketikaatrite, dessantlaevade ja korveti hävitamist me neid merel ei näe. Nad üritavad oma taktikat muuta ja otsivad uusi kaitsevahendeid. Ukraina julgeoleku- ja kaitsejõud tegutsevad edasi, kinnitas Ussov 2024. aasta märtsis. 2 aastat hiljem tegutseb Ukraina. Ukraina on selleks löögiks kaua valmistunud ning hiljem videos selgitame, mida see tähendab Venemaa raskustes Musta mere laevastikule. Ukraina rünnak tabas rohkem kui vaid laevu. Jääge meiega, et teada saada, mis veel juhtus. Enne seda räägime peamistest löökidest. 5 Vene sõjalaeva on pihta saanud ja neil oli oluline roll Venemaa Ukraina okupeerimise katsetes. Vaatame Venemaa sõjalaevade kaotusi üle. Valentin Pikul Project 266M miinitraaler sai United 24 meediaandmetel Ukraina öise droonirünnaku käigus tõsiseid kahjustusi. Sõna miinitraaler võib jätta mulje, et laev polnud Ukrainale ohtlik, kuid see pole tõsi. Kuigi laeva põhiülesanne on miinide traalimine ja teiste Venemaa sõjalaevade turvalisuse tagamine, on Valentin Pikol ise samuti võimas ründelaev. Tögaal selgitab, et laev võib toimida ka allveelaeva tõrjelaevana. See näitab, kuidas see sõjalaev võib Ukrainale probleeme põhjustada. Kuigi Ukraina ei kasuta täismõõdus allveelaevu, on tal varuks veealuseid droone, näiteks Seebei, mida on varem kasutatud Novorossijski ründamiseks. Valentin Pikul oleks saanud aidata Venemaal veealuseid rünnakuid ära hoida, kuid nüüd see pole võimalik. See laev ohustab Ukraina droone, rakette ja hävitajaid, olles varustatud 20 Igla raketiga ja 2 30 mm AK-306 kahuriga. Kui lisada elektroonilise sõjapidamise seadmed, saab laeva, mis suudab end kaitsta, kahjustada osa Ukraina õhu- ja mereväge ning läbida 3000 meremiili ehk püsida 15 päeva. See on nüüd missioonilt väljas ja United 24 raporti järgi ei naase peagi. Järgmisena on nimekirjas 2 projekt 1124M Albatrossi sõjalaeva, Jaisk ja Kasimov. Ukraina tabas Novorossijskis kai ääres 2 väikest allveelaevade vastast laeva. Nagu Valentin Pikkel võivad need takistada Ukraina allvedroonide kasutamist Musta mere laevastikku ja Venemaa taristu, näiteks Kertši silla ründamisel Krimmis, mis toetab Venemaa sõjategevust. Mereväe tehnoloogia annab veidi lisateavet. Projekt 1124M laevad on pigem mitmeotstarbelised kui allveelaevade vastased laevad. Peale allveeohtude tõrjumise sobivad need laevad merepatrullideks, luureks, konvoide kaitseks, sideks ja miinide paigaldamiseks.
Igal laeval on 80 meeskonnaliiget. Ukraina rünnaku ajal tõenäoliselt polnud keegi pardal, mida kinnitavad ka hiljem avaldatud ohvrite arvud. Isegi kui Ukraina ei tapnud 160 Vene meremeest, võtsid nad siiski nende laevad. Meremehed ei ole just eriti kasulikud, kui nad ei saa oma aega merel veeta, nii et nüüd peab Venemaa maksma palka oma tegevteenistuses olevatele sõjaväelastele, kes ei saa teha muud kui niisama istuda ja pöialt keerutada. Projekt 1124 ML on lisaks allveelaevadele suunatud relvastusele ka veidi tulejõudu. Sõjalaeval on 2 DTA-53 torpeedoseadet ja osa MA2 raketisüsteem kopterite ja lennukite tõrjumiseks. Venemaa võib laevale paigaldada 2 suurtükki, näiteks 76,2 mm AK-176M või 257 mm A2-120 kahurit. See allveelaevade vastane alus on mitmekülgne ja Ukraina ei taha, et Venemaa kasutaks seda Mustal merel. Nüüd Venemaa ei saa seda teha. 2 projekti 1124 M-laeva on hävitatud. United 24 meedia teatel kinnitasid satelliidipildid, et pihta said 5 sõjalaeva, kuid algselt oli teada vaid 3. Nüüd on infot ka 2 ülejäänud laeva kohta. Euromaidan pressiteatel oli admiral Essen 1. ja 2. märtsil Ukraina sihtmärkide seas 4. kohal. Venemaa fregatt admiral Essen sai Ukraina droonilt peaaegu otsetabamuse, mis põhjustas PK-10 vastumeetmete plahvatuse. Need seadmed peavad tavaliselt laskma välja peibutisi, et laeva varjata. Tundub, et see ei toiminud, eks, Putin. Kiev Post kinnitas 5. märtsil, et admiral Essen sai tabamuse. Lisaks öeldi, et Ukraina tabas laeva nii tugevalt, et see ei saa enam kaliiver-tiibrakette tulistada. See on Ukraina jaoks väga oluline, sest Venemaa on kasutanud Novorossijski suhtelist lähedust Ukrainale, et tugevdada oma pidevaid raketi- ja droonirünnakuid. Kaliibri-tiibraketid on rünnakutes olulised olnud. 7. veebruaril teatas New Voice of Ukraine suurest Vene rünnakust Ukraina elektrivõrgule. Venemaa kasutas rünnakus 24 raketti, sealhulgas kaliiber-tüüpi. Kas need raketid lasti välja admiral Esseni pardalt? Ukraina tagas, et Venemaa ei saa lähitulevikus oma fregati kaliiberrakettide tulistamiseks kasutada. Kiev Posti sõnul hävitas Ukraina droonirünnak lisaks TK-25 elektroonilise sõjapidamise süsteemile ka admiral Esseni granaadiheitjad. See tuvastab radari kiirgust ja tekitab häireid. See on veel üks suur uudis Ukraina jaoks. Veel ühe elektroonilise sõjapidamise süsteemi rivist väljalangemine tähendab, et Venemaal on Novorossijski baasis vähem kaitsevõimet, mis annab Ukrainale tulevikus veelgi rohkem võimalusi rünnakuteks. Ukraina hävitas osa fregati õhutõrjerakettide juhtimissüsteemist, muutes selle Venemaale kasutuks ja lihtsaks sihtmärgiks. See viib meid lahingu viimase laevani, kuid enne seda on veel palju ees. Kui The Military Show pakub väärtust, tellijad olla kursis arengutega. Meil on ka raketikaater Molnaja, mida Euromaidan Press nimetab projekti 1241 sõjalaevaks. Ukraina droonid tabasid aluse ahtrit, kus asuvad Molnaja masinaruum, peamootorid, diiselgeneraatorid ja 2 30 mm AK-630M suurtükipaigaldist. Laev saab kasutada lähimaa õhutõrjet nende droonide vastu, mis teda ründasid. Venemaa ehitas kõik projekti 1241 laevad nõukogude ajal, neist 80 valmis 1979–1984. See ei tähenda, et Venemaal oleks palju sõjalaevu, millega Ukraina hävitatud laev asendada. Mereve entsüklopeedia järgi eksporditi enamik 80 raketilaevast mujale, seega kaotas Venemaa ühe oma niigi kahanevast varust. Meie korduvad viited sellele, et Molnaja on raketilaev, annavad samuti aimu, et sellel on palju enamat kui vaid 30 mm kahurid. Laevale saab paigaldada SAN-5 pindõhk-raketikomplekte igas 16 raketilennukite ja helikopterite sihtimiseks. Nendel laevadel on P-270 Moskett-raketid paarisraketiheidetes ülemisel tekil. Nagu mitmed teiseti 1. märtsi reidil Ukraina poolt hävitatud laevad, oli Molnaja mitmekülgne, kuid vananev jõuline alus, mis pidi olema parem, kui Ukraina merevägi suudaks pakkuda. Nüüd on see veel üks suitsev laev 5, mida Ukraina tabas droonidega. Arvestades laeva vanust ja et Venemaa projekt 1241 laevu enam ei tooda, on ebatõenäoline, et Venemaa suudab kahjustusi parandada. Et sellele kogu laevastiku tabanud suurele löögile veelgi solvangut lisada, märgib United 24 meedia, et sõjaanalüütikud on täheldanud kail tumedat laiku, kus varem asusid need projekt 1124 korvetid, millest me varem rääkisime.
See tume laik võib viidata sellele, et Ukraina droonid tabasid ka kaid, või tähendab see, et Venemaa sõjalaevadele tehtud rünnakutest põhjustatud tulekahju levis kaile, tekitades veelgi rohkem kahju. Ja uskuge meid, kahju on veelgi rohkem. Seda on palju, nagu uurime video lõpus. Enne kui uurime Ukraina saavutusi mereväebaasis, mis pidi olema sama turvaline kui ükski teine Venemaal Mustal merel, vaatame, mida viimane rünnak Venemaale tähendab. Üks on kindel, Novorossijski kaitse ei toimi. Musta mere laevastiku väärtuslike varade viimine Novorossijskisse oli mõeldud nende kaitsmiseks Ukraina rakettide ja droonide eest. Eesmärk oli ühendada suurem kaugus, parem õhutõrje ja sõjalaevade elektroonilise sõjapidamisega, et takistada Ukraina rünnakuid, nagu äsja toimunu. Novorossijsk asub oluliselt ida pool, võrreldes Musta mere laevastiku eelmise baasi Sevastopoliga. Nende vahel on umbes 300 kilomeetri ehk 186 miili. Kui arvestada, kui kaugele Ukraina relvad pidid Musta mere kohal Sevastopolini jõudma, on näha, kuidas kaugus mõjutab tulemust. Storm Shadow rakettide ekspordiversioonidel, millega Ukraina hävitas osa Musta mere laevastikust, on BBC andmetel umbes 250 kilomeetrit ulatus. See seab suure osa Mustast merest ja võib-olla ka Sevastopoli ohtu. Novorossijsk mitte eriti. Putin ja tema Kremli kaaslased ei arvestanud, et Ukraina suudab ehitada relvi, mis ulatuvad sügavamale kui need, mis tal olid, kui Venemaa alustas tagasitõmbumist Novorossijskisse aastal 2023. Ukrainal on nüüd Sea Baby relvad ja õhudroonid, mis suudavad läbida sadu või tuhandeid kilomeetreid. Sihtmärk, mis varem polnud kättesaadav, on nüüd täielikult kättesaadav. Ukraina teadis, mis on tulemas ammu enne Venemaad. Tegelikult ei saanudki Venemaa sellest aru. Novorossijskis poleks sõjalaeva olnud, kui Venemaa oleks aru saanud. Kuigi on raske öelda, kuhu need laevad oleksid veel saanud minna, ilma et nad oleksid Musta mere piirkonnast täielikult lahkunud. 2025. aasta septembris hoiatas Ukraina mereväe pressiesindaja Dmitri Pletinchuk Venemaad, et laevade hoidmine Novorossijskis ei aita neid. Me hävitame need seal ja nad saavad sellest aru, ütles Pletinchuk. On detsembri keskpaik ja Ukraina saavutas selle, mida Euromaidan Press pidas võimatuks. Ukraina droonide rünnak Novorossijskis viis rivist välja Vene Varševjanka-klassi allveelaeva, mis suutis tulistada kaliibri tiibrakette. Kui Venemaa ei kuulnud Pletinchuki hoiatust, tegi see rünnak olukorra selgeks. Ukrainal oli võimalus rünnata Venemaa varjatud laevu kauges sadamas. Venemaa ei reageerinud. Ukraina kasutas seda 1. ja 2. märtsil. Detsembrikuu rünnak näitas Novorossijski kaitsenõrkusi ning Ukrainal oli kava veelgi suuremaks rünnakuks, mis on Musta mere laevastikku veelgi enam halvanud. Venemaa ei suutnud seda peatada. 5 sõjalaeva hävitamine annab Ukrainale võimaluse korduvalt rünnata. Ära alahinda, kui oluline on viimane löök Venemaa Musta mere sõjastrateegiale. See strateegia oli juba enne Ukraina viimast lööki kokku varisemas. Nagu Defense Express kirjutas 26. veebruari artiklis, oli Musta mere laevastik juba ammu enne Novorossijski rünnakut sisuliselt rivist väljas. Veebruari lõpuks oli rivist väljas vähemalt 25 Venemaa sõjalaeva, mis on 1/3 kogu laevastikust. Nüüd võib sellele nimekirjale veel 5 lisada. Väljaanne märkis, et Venemaa kunagi kardetud laevastiku võime projitseerida jõudu piirkonnas ja kaugemal on nüüd tõsiselt piiratud, kuna see peab pidevalt muutma oma taktikat vähendatud tegutsemiskeskkonnas. Venemaa on omaenda Musta mere läbikukkumistest hästi teadlik, kuigi ta ei saa nende suhtes midagi tõhusat ette võtta. Venemaa mereväe juhtkonnas on selle tõttu pead veerenud ning Musta mere laevastiku ülem Sergei Pintšuk on surve all, sest jaanuari lõpus levisid teated, et Kreml võib ta ametist labastada, kuid sellest poleks kasu. Venemaa ainus võimalus praegu on hoida oma sõjalaevad Mustast merest eemal ja nii kaugel kui võimalik. Pintšuk võib jääda Musta mere äparduste patuoinaks, kuid tema järglast ootab sama lahendamatu Ukraina probleem. Ukraina suudab rünnata Novorossijskit, sundides laevastiku kaugele, kus nende ainus funktsioon, Ukrainale rakettide tulistamine sadamast, kaob. See viib meid tagasi juba mainitu juurde. Nii hävitav kui Venemaa jaoks on Musta mere laevastikust veel 5 sõjalaeva kaotamine, tegi Ukraina vähemalt 200 droonist koosnev hulk veelgi rohkem kahju, kui me nende laevade peal näeme. Ukraina kindralstaap kinnitas 2. märtsi postituses, et Novorossijskis tabati öiste rünnakute käigus mitmeid sihtmärke. Ukraina droonid tabasid Shashkari naftaterminali,
meenutades Venemaale, et Ukraina jätkab Venemaa kõige kasumlikuma tööstusharu ründamist. United24 meedia teatel puhkes kompleksis tulekahju ning kindralstaabi sõnul said kannatada terminali naftatankerid ja S-400 kompleksi radarijaam. S-400 süsteemi hävitamine on Ukraina strateegia jaoks olulisem kui nafta kaotus. See õhutõrjesüsteem oleks võinud takistada Ukraina rünnakuid Novorossijskile, kuid on nüüd rivist väljas. See tähendab, et avati rohkem õhukoridore, mis võib viidata, et märtsi alguse rünnak oli pigem eelmäng tulevikule, mitte Ukraina tipphetk. Euromaidan pressi andmetel hävitas Ukraina ka S-300 juhtimisradari ja Pantsir S-2. See tähendab 2 õhutõrjesüsteemi hävitamist, mille tähendust ei pea kordama. Naftaradžatiste teemal ütleb allikas, et Ukraina hävitas 6 Shashkari terminali naftalaadimiskohta. Need laadimiskohad oleksid vastu võtnud läbi Krimmi Ukrainasse saabuva nafta. Kui on ainult üks laadimiskoht, on Venemaal järgmistel päevadel raske vägesid maismaal varustada. Ja lõpuks on ka ohvreid, tegelikult vähemalt 17. Euromaidan pressi andmetel hukkus Ukraina öises rünnakus 3 Venemaa meremeest ja 14 sai vigastada. Võiks öelda, et Venemaa ei saa neid meremehi enam kasutada, kuid kuna nii paljud tema sõjalaevad on juba suitsevateks vrakkideks muutunud, oli see niigi selge. Siin on tegemist rünnakuga, mille sarnast Ukraina pole varem toime pannud. Ukraina on varem Musta mere laevastiku laevu hävitanud, kuid mitte 5 ühe ööga. Ukraina pole varem Novorossijskile nii tugevat lööki andnud kui 1. ja 2. märtsil. See on rünnak, mida meenutatakse aastaid ning mis meenutab Ukraina saavutust Siverskis paar nädalat varem. See oli teistsugune operatsioon, mis jääb ajalukku pärast sõja lõppu. Kõigest sellest saad teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida, et näeksid kõiki meie kajastusi Ukraina viimastest ja suurimatest löökidest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!